Mõelge, kui te olete peatselt saamas lapsevanemateks ja oletegi te jõudnud oma kaasaga arsti vastuvõtule, et ultra helistama peatselt ilmale saabuvat järglast silmata ja mõtlete siis ja räägite, et on ta ilus laps küll, aga ei tea, ei usu, et tast tuleb eriti kiire laps ega ka eriti praktiline laps ja lõpuks leiate teie oma naisega ennast mõttelt, et ei tea, kas teda oli üldse mõtet teha. Ja täpselt selline lugu on uuesti sündinud Honda Prelude'iga peale veerand sajandit, mille puhul paljud leidsid ennem, kui ta üldse tootmisessegi jõudis jõuda, et näeb ta kena välja küll, aga ei ole ta eriti kiire, ei ole ta eriti praktiline, ei tea, kas tal üldse õiget mõtet on tal mõtet enam kui veel ja selle tõestuseks tekibki algav uhiuus naisluksuri proovisõit, tere tulemast taaskord üle pika aja kaasa elama. Uhiuus Honda Prelude näeb eriti seksikas välja ja eelnev jutt võib-olla käis rohkem Ameerika rahva kohta, kellel ongi üle küllustamas erinevatest sportautodest sarnaselt Euroopale. Pole aga me siin näinud üle 11 aasta ühtegi ilusa väljanägemisega Hondat peale akordi siinset turult terruminekut, seega mõjub uhiuus Honda Prelude nagu sööm värsket ja seksikat õhku. Tema disain näeb tõesti väga hea välja iga nurga pealt ja jagab ta palju geene Honda Civic Type R-iga, küll aga ei jagada temaga platvorme, aga jagab temaga veermikuosasid, vedrustusosasid ning samuti ka piduriosasid ja on olemas tal 19 olised valuväljed ühe siniste pidurisadulatega. Nimi on tuletatud prantsusekeelsest sõnast, mis peaks tähendama eelmängu, ehk et kas oleks siis õige mõelda, et tema õige otstarve oleks selline, et kõlbab temaga sõita kõigest paar ringi, mis järel oled ennast soojaks saanud ja seejärel lähed ikkagi ostad endale Corvetti, et õige mölluga pihta hakata. Ma ei tea. Kõige suuremat pettumust tema puhul avaldas see, et fakt on, et arenduses oli ka manuaalkäigukast, kuigi sellest otsustati loobuda ja pakub ta vaid variaatorkäigukasti, mis küll ütleb, et ta on suuteline imiteerima klassikalist 8-käigulist automaati, aga keda me petame, samal ajal kui konkureerivad kas või Honda Civic Type R pakub manuaali, minu meelest ongi ta saadal vaid manuaalina ja ka Ford Mustang kostitab külalisi endiselt vana ja manuaalkäigukastiga. Tegelikult ei ole ka ta väga ebapraktiline auto, sest et tema pagasruum avaneb nagu luukpäral, sinna mahub 428 liitri jagu kraami ja on see disainitud niimoodi, et sinna mahuks ka 4 sportrehvi, ehk sarnaselt oli juba disainitud esimese põlvkonna Toyota GT86. Tagaistmed on tal ka olemas ja teoreetiliselt mahub sinna 2 reiset, kuid päriselt tunned sa ennast seal nagu kägarasse surutud riideese kohvris, mis kui eriti oled tegemist sinu puhul natukene pikema kasvuga inimesega. Interiöör näeb tal välja ka vägagi hea, selle on sarnane Civicule ja uuele Accordile, seal on olemas palju juhtnuppe, samuti eraldi kliimapaneel, olemas seal 9-toline multimeediasüsteem ja 10,2-toline digitaalne näidikupaneel, saadaval on talle saab sportistmed sinise nahatooniga ka äärtega või ka heleda nahatooniga, kuidas soovi on. Mootoriruumis hingab tal 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor hübriidajamiga, millel on 147 kilovatti ja 200 hobujõudu ja on talle ette heidetud, et jõudu on tal ikkagi vähe võitu, samas oli sama palju jõudu kui esimese põlvkonna GT86 ja see ei takistanud tamal saamast ülimenukaks. Hinnad algavad tal Rootsis 53 000 eurost ja iga lähikuudel jõuab ta ka Eesti müügisalongidesse, kuid samas nagu teadaolevalt petsid mõned Ameerika müügiesindused tema eest välja juba mitukümmend $1000 rohkem, kui ta üldse väärt oli, nii et see räägib juba enda eest, et selle autol on ennast väga lihtne pähe määrida natukenegi kergeusklikultel inimestele, kellel on raha küllaga ja kes soovivad endale ilusat autot ja ei hooli võib-olla mingitest hobujõudude figuurist sarnaselt minuga, nii et kui ma raha saan, siis karta on, et see kaob koheselt kuskile Honda esindusse ära. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit, kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.